Tere kõigile! Mina laulan teile alustuseks siia ühe väga kauni laulu, mille on kirjutanud Liisi Koikson ja selle pealkiri on Sind vaid kiidan. Sind vaid kiidan, saadan lendu laululima, õhetavad nurme taman kuskil eemal linde laulab, ennast sinu rüppe kaotan, hoiad mind iial väsi sinu käsi loodad sa, mu pisikene kodumaa, et kui ei tohi enam sülle mahtuda, mu kodu hing ei jahtuda sa võõrail mail, on ahvatlusi ilusaid, kuid sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda Eestimaa. Sulle laulan, sõnad kirjuks mustriks laotan, tasakesi paitan taevas, pilvevaevast vihma kallab, metsa kohal latvu tallab, tule ilib juuksed lendu kargembus loodad sa, mu pisikene kodumaa, et kui ei tohi enam sülle mahtuda, mu kodu hing ei jahtuda sa võõrail mail, on ahvatlusi ilusaid, kuid sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda Eestimaa. Maas on valgeks kogunevad kõrged hanged, korraks lumi klaarsub vale, kaob kõik vale linde, aga tüdistab mu selja taga, istun siin ja õige tasa laulan kaasa, loodad sa, mu pisikene kodumaa, et kui ei tohi enam sülle mahtuda, mu kodu hing ei jahtuda sa võõrail mail, on ahvatlusi ilusaid, kuid sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda Eestimaa. Kuid sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda Eestimaa. Aitäh!
armsad kolleegid ja ka mõned õpilased. Et täna on siis selline taas eriline päev, et kus siis me ütleme, Joosep, sulle aitäh ja mitte kõigest millegi sellise ühe ja väikese eest, vaid väga pika tee eest ja sisuka tee eest siin Sütevakas. Et kui meie kool saab tänavu nüüd 35 aastaseks, siis sinu tee on olnud aasta pikemgi, et ülejäänud juba alates, ehk siis 36 aastat toimetamist. Ja kui mõelda sellele ajale 89, 90, 90ndate algused, siis nagu justkui oli palju ja justkui ei olnud nagu mitte midagi. Et ja teha sellel hetkel nullist ühte täiesti uut kooli, uue mõtteviisiga kooli, siis oli vaja selliseid inimesi nagu sina, kes selle sellise mingisuguse tugeva eetilise, filosoofilise põhja suudavad anda. Ja seda sa oled nagu kogu aeg teinud nüüd siia tänasesse päeva välja. Et filosoofia ring, meie palvused siin esmaspäeviti ja mida mina ise nagu väga hindan, et mingitel hetkedel nendes niisugustes argirabelemistes kipub nagu ära kaduma mingi selline suurem ja laiem pilt ja siis oled ju sina see mees, kellega saab nagu seda väga hästi arutada ja kes asetab kõik sellised mingisugused heitlused mingisse laiemasse sellisesse vaatenurka, mingisugusesse laiemasse maailmavaatesse, ühiskonda üldiselt, et see on ka see, mida sa alati oma nendel nii-öelda palvustel, mis me siin esmaspäeva teeme, oled nagu esile toonud, et kõik on mingis kontekstis, kõik on mingis ajas. Et see on erakordselt suur väärtus ja suur au ja rõõm, et sa oled nii palju Sütevakale andnud. Et meil siis on kooli nõukogu, mida sa oled võimsalt juhtinud ka omal ajal, on andnud välja Südamega Sütevakas meene number 3, et mul on hea meel näha siin Sentat number 1, Elmat number 2, lehvitavad rõõmsalt tüdrukud ja nii see on, et Joosep, sina oled siis number 3. Lihtsalt, et sellega kaasneb midagi veel kontole, nagu võib-olla sa isegi tead ja see siis ka selleks. Ja veel selline üks tänukiri, lilled, ma ei tea, kas sul on, kas ma nüüd ma annan üle, jah? No ma arvan, ma annan nagu üks saava. Joosep, Südamega Sütevakas, siiras ja südamega. Aitäh! Üks tänukiri veel meie poolt. Ja juba jooksis Kai, et üle anda asju on palju. Vaat see maa ei kuku, meil on nii vähe. Aitäh sulle veel kord. Ja Joosep, sulle tõenäoliselt, kelle pärast me seda kõike teeme, eks me teeme seda õpilaste pärast ja õpilastele mõeldes ja paljud on sinu õpilased kaugele lennanud ja enne kui sa kindlasti tahad ka ise midagi öelda, aga mul on sulle üks üllatus õpilase näol, kes astub välja kohe siit kardina tagant, kes on filosoofia doktor ja kes on tulnud kaugelt Tartumaalt täna siia, et sulle midagi öelda. Härra doktor, palun tulge välja. Mats Volberg, lend number 13 aasta 2004. Ma katsun siis mitte väga pikalt rääkida, aga ma natuke ikkagi räägin. Et nagu öeldud, mina olen Mats Volberg, lõpetasin aastal 2004 13. lennus ja siis mul on mõned jutud, jah, nagu et mõtlen sellest samast otsast kinni, kust Andres ütles, et need esmaspäevased kogunemised siin Joosep Tammaga siin saalis, et need olid asjad, kus ma käisin, olgugi, et ma ei ole kunagi olnud nagu selline inimene, kes võiks öelda, ma olen usklik või midagi sellist, aga ma käisin siin ja ma kuulasin, sest et kuigi siin räägiti Jumalast ja räägiti usust, siis räägiti ka sellist elutarkust ja mõtteid, mis on kohaldatavad kõikidele, ütleme, olukordadele, kõikidele inimestele, kõikidele situatsioonidele. Ja sealt mul on meeles väga hästi üks kord, kui Joosep rääkis sellest, et piibel, et kui piiblit loed, et piiblit tuleb lugeda, et see on lugu. Et mida see tähendab? Näiteks on ju, et see maailma loomine 7 päeva jooksul, et see on lugu sellest, et mis asi on nädal. Et teed nädal aega tööd ja siis puhkad. Ja see mõte jäi minuga nagu
väga kõlama see, mingid asjad saavad olla lood. Ja siis sellega seoses ma räägiks ka nüüd ühe loo ja siis sellest loost ma katsuks saada ühe tarkusetera. Et üks teine Sütevaka vilistlane, keda te võib-olla teate, Indrek Reiland 11. lennust, hakkas omal ajal lõpetama ülikooli ja ta lõpetas siis kiitusega ja Tartu Ülikoolis on kombeks, et kiitusega lõpetajate hulgast valitakse üks, kes siis peab kõnet. Ja Indrek mõtles, et on võimalus, et tema juurde tullakse. Kuule Indrek, palun pea lõpetajate nimel kõne. Ja Indrek siis mõtles selle võimaluse peale, et tema käest seda küsitakse. Ja siis ta pidi nentima, et kui talt seda palutakse teha, tal ei oleks nagu midagi öelda. Et ta peaks minema sinna pukki ja ütlema, et vabandust, et mul ei ole nagu midagi öelda, et ainus järeldus peaks veel edasi õppima. Ja seda Indrek ka tegi ja Indrek õppis edasi siis hiljem õppis filosoofiat, tema on ka täna filosoofia doktor. Ja siis läks mõni aasta mööda, hakkasin mina ülikooli lõpetama, lõpetasin minagi kiitusega, olin samuti selles olukorras, et äkki tullakse minu juurde, et kuule, et pea lõpetajate nimel kõne. Ja siis ma mõtlesin, et kui keegi tuleks, siis ainus, mis ma teha saaks, on, et ma läheksin nende pukki ja räägiks selle loo, mida Indrek rääkis, ütles, et näed, et mul ei ole ka midagi öelda. Ainus järeldus, tuleb edasi õppida. Ja seda nõu ma võtsin kuulda ja õppisingi edasi. Et selles mõttes võiks öelda, et ma justkui olen nagu Joosepi kõige parem õpilane, et ma olen enda teada ainus, kellel on nii bakalaureusekraad, magistrikraad kui doktorikraad filosoofias. Et mis on nagu, päris hea just. Aga, selles mõttes võrdluses sellega, et näiteks Indrek Reiland on ju, kes on ka filosoofia doktor filosoofias, siis tal bakalaureuseus on riigiteadused. Aga, nüüd lugu lõppes ära, nüüd hakkavad tarkused ära tulema. Aga teisalt on siiski nagu see, et kui vahest mõned teist teavad, et ma ühel hetkel tegin väikse karjääripöörde, läksin uuesti ülikooli ja õppisin õigusteadusi. Ja omandasin seal ka mitu kraadi ja nüüd olengi nagu põhimõtteliselt enamus ajast olen nagu õigusmaailmas. Nii, ja nüüd siis, et kui ma ennem alustasin nagu sellest eeldusest, et ma justkui olen nii-öelda parim õpilane, aga minust ei saanud, vähemalt mitte pikaajaliselt, sihukest täiskohaga 100% filosoofi, et kas see siis tähendab, et kas äkki on võimalus, et Joosep Tammo ei olegi hea õpetaja? Et kuidas nii võimalik on? Mis tõttatab nagu selle küsimuse, et mis üldse teeb kellestki hea õpetaja? Et kas me saame võtta niimoodi, et keegi on hea õpetaja, kes teeb nii-öelda oma õpilastest iseenda mingis mõttes koopiaid või nagu teeb nad enda suguseks või suunab nad enda eriala peale. Aga see ei tundu nagu väga loogiline, sest et me ei arvaks, et iga Kalle õpilane peab saama toimetajaks või kirjanikuks, on ju, või et iga Siimu õpilane peab saama ajaloolaseks, on ju. Et me ei arva seda ja ilmselgelt ka enamik õpilasi ei saa selleks, kelleks on nende õpetaja. Et siis vahest võiks otsida vastust sellele, kes on hea õpetaja, hoopis siis nagu filosoofide seast, et äkki seal on mõni tarkusetera selle kohta ja lääne filosoofia alustala Sokrates, see, kuidas tema filosoofiat õpetas, et sealt nagu koorub välja nagu üks sükene teistsugune arusaam heast õpetajast. Et hea õpetaja on see, kelle abil või kelle tõttu saab inimesest see, kelleks ta pidi saama. Et Sokrates ka ei käinud ringi ja ei öelnud inimestele, et see on nii ja see on naa, vaid ta käis ja küsis küsimusi. Küsis mõnikord raskeid ja ebameeldivaid küsimusi. Ühel hetkel küsis nii palju küsimusi, et ta mõisteti hukka, aga see pole oluline. Oluline on see, et ta küsis inimeste käest küsimusi ja lasi neil endil jõuda sinna, kuhu nad pidid jõudma. Mina olen täna siis ikkagi peamiselt põhikohaga jurist. Võiks isegi öelda tippjurist. Ometigi töötan ju Riigikohtus. Aga ma tean, et ma olen seal, kus ma olen. Ja ma tean, et ma olen nii hea selles, milles ma olen. Selle tõttu, et ma olen kunagi õppinud filosoofiat, enne kui ma õppisin õigusteadusi. Aga ma poleks õppinud filosoofiat, kui ma poleks olnud Joosep Tammo õpilane. Seega on minust saanud täna see, kes minust pidi saama tänu sellele, et ma olin Joosep Tammo õpilane. Järelikult tuleb järeldada, et Joosep Tammo on väga hea õpetaja. Kuid siiski mitte üksnes seda, et nagu siin ka Andres ennem ütles, et Joosep Tammo on olnud Sütevakaga seotud aasta kauem, kui Sütevaka on olemas olnud, ta on selle alusepanija ja teerajaja. Et siis mul on omakorda veel selle teerajamise kohta veel üks asi juurde öelda, et minu jaoks, minu mäletamist järgi oli Joosep esimene inimene, kes umbes 20 aastat tagasi kutsus mind liituma platvormiga LinkedIn. Ja mina mõtlesin, et kellele ja milleks pole ju vaja. Aga tänasel päeval LinkedIn on see platvorm, mida ma siis nagu
oma töö ja tegemiste nii-öelda siis kajastamiseks, aga ka seal töökontaktide saamiseks. See on asi, mida ma kasutan igapäevaselt oma töös. Aga Joosep juba 20 aastat tagasi teadis, et Mats, sul on vaja seda kasutada. Mis omakorda näitab, et Joosep on ka väga hea õpetaja selles osas, et ta teab, mida on vaja teha ammu enne, kui inimene ise teab, et tal on seda vaja teha. Seega siis kõigi seniste õpilaste nimel tänan, et olid meie teejuhiks, kui mitte öelda, et karjaseks. Ja lasid meil kõigil tänu filosoofia õppimisele saada selleks, kelleks me pidime saama. Aitäh! Head kolleegid ja õpilased. Täna vastan raamatu aasta ja raamatute raamat Piiblis on selline raamat, mida ka paljud need loevad hea meelega, kes muid Piibli osas ei loe. See on koguja raamat, kus on öeldud, et igal asjal on oma aeg. Ja minu aeg saab läbi 35 aastat on nagu reaalne, 1 aasta sealt vahelt on Vancouveri aeg. Nii et 35 on päris see aeg, kus ma olen olnud. Algasime üle gümnaasiumist toona nagu eelklassina. Härra Taul oli ka seal. Et me oleme nagu ainukesed päris sellest ajast. Ja ette kujutus tekiks, mis maht see oli, siis selles osas filosoofia kursuses oli 4. Ülikoolis öeldakse, et alla 3 kursuse ei saa see ainet tõsiselt üldse võtta. Et siin oli 4. Siis oli 2 kursust oli eetikat ja 2 kursust oli usundilugu. Ajad on muutunud, see kõik on ka muutunud. Ma ei hakka täna nutulaulu laulma. Neid mõtteid ja hinnanguid te võite võib-olla YouTube'ist jälgida. Ma ikka YouTuberina jälgida. Kuigi nooremad on TikTokis päris ja seal on isegi suurem, kiirem see tagasiside. Et soovitan telijaks hakata. Ja, aga nüüd nagu seda teekonda mõeldes, kirjeldes on olnud väga rõõmsaid hetki ühiselt, pidulikke hetki. Ma arvan, et iga sügis, kui me alustame siin septembris pargis, on üks eriline pidulik hetk. On väga sooja hetki olnud, aga on olnud ka väga raskeid ja kurbi hetki, mille ei tahaks mõelda, aga oleme läbi tulnud. Ja ma loodan, et neid on vähem ja vähem, kuigi tänane päev hakkas suure sireeniga. Või just tund aega tagasi see oli. Ma olen väga tänulik selle eest, et ma olen saanud siin olla. Te olete talunud, olete hästi vastu võtnud soojalt. Jään teile ka oma palvetes mõtlema ja kindlasti on neid, kelle lihtsalt saime lähedasemaks ja ma mõtlen ka rohkem. Ja mul on ka sellest väga hea meel, et mul on hea järeltulija siin kolleeg Kristo Tamm, kes on samuti minu endine õpilane ka Tartu ajast. Ja nii me läheme edasi. Nii et suur tänu teile. Kui te tahate, nagu ütlesin veel
mõtteid kuulda ja võib-olla ka haridusest ja humanitaarharidusest eriti. Ma arvan, et see teema ei ole nii üheselt, et ta on liikunud nagu humanitaarhariduse väiksema osakaalu suunas, vaid mu sisemine tunne ütleb seda, et tegelikult nii-öelda neid suuri hoovusi maailma vaimumerel vaadeldes, siis suur osa meie haridusest võib-olla ja selle hariduslikust tegevusest läheb üle tehnilistele vahenditele, aga see niisugune loov humanitaarne mõte, mida tehnilised vahendid ei suuda genereerida, see võib-olla teisel kujul, aga ta üha rohkem ja rohkem tuleb uuesti üles ja ma soovin, et te ka koolis leiaksite selle kullassoone uuesti üles, mis vahest, nii nagu öeldakse, jääb nii väikseks, et tundub, et see kaevandus tuleks maha jätta. Aga see päris nii ei ole. Tahaksin niisuguse võib-olla eksistentsiaalsema pildiga lõpetada ja see on ühe filmi lõpp. Ma ei hakka seda filmi siin kirjeldama, aga seal on kaks sõpra astuvad, kõnnivad mere ääres ja lähevad jalgpidi merre ja üks nendest võtab seda merevett kammalutega ja hoiab oma peas ja ütleb, et see on nagu elu, et kõik see voolab meie sõrmade vahelt nagu see vesi ja kaob. Ja see on tõsi muidugi. Oli ilus, algas 35 aastat läbi, polegi nagu midagi järele jäänud. Teine sõber ütleb, et aga vaata, kui palju on ja kui avar on see meri, see rikkus ju jätkub. Ja tahaks teile ka selle pildi jätta. Meie elu kaob meie sõrmede vahelt, igal asjal on oma aeg, aga vaadake oma ümber, kui palju ilu, kui palju elu, kui suur see kõik on. Ja siis lõpuks see raamat ehmatab meid täiesti, ütleb, et ma nägin, merd ei olnudki enam. Oli ainult üks suur valguse linn. Sõbrad, kohtumiseni selles linnas ükskord. Soovide täitumist loodame kõik. Soove muuta ju keegi ei võiks. Soovide täitumist loodame kõik. Soove muuta ju keegi ei võiks. Tahame sinna.
siin Andrese mõttega, et Joosep on olnud hea sellise laiema plaani nägija ja mõtestaja ja samas siis Matsi mõttega, et Joosep on olnud selline tehnoloogia vallas ka uuendusmeelne, siis kõigi nende kõrval on minu jaoks olnud Joosep hästi oluline ja tema üks omadustest oli ka erakordselt inimlik. Et kõigi nende suurte teemade juures, uuenduste juures ta on hästi soe, mõistev ja tõesti Joosep tuleb, küsib, kuidas läheb. Räägib väga inimlikult ja see inimlikkus ei ole siis mitte ainult, et kolleeg, et kuidas sul läheb, vaid ka kuidas õpilased, et õpilastest lähtuvalt, et ikkagi me näeksime nendes inimest, näeksime, kõigil meil on oma tugevused, nõrkused ja sealjuures ka see oskus mõista ja teinekord ka andestada, et just see inimlikkuse pool. Siin Mats rääkis ka sellest Sokratesest ja õpetamisest, siis Joosep on minu jaoks selles mõttes suurepärane eluõpetaja, kes oma eeskujuga, isegi ilma küsimusi esitamata, paneb eeskuju võtma ja endast lugu pidama. Aitäh sulle, Joosep! Minu meelest sa olid kohe 2-meetrine, kus sa need ülejäänud sentimeetrid pannud oled. Aga mina pidin tulema nüüd siia eesti keelt ja kirjandust andma. Polnud ühtegi õpikut, polnud mingeid erilisi programme, aga mul oli üks teadmine, et ühtegi haridusteed ei saa käia nii, et inimene ei tunne piiblit. Siis jääb ta igas asjas viletsaks. Ta ei tea midagi kunstist õieti, ta ei tea muusikast, ta ei tea kirjandusest, piibel peab olema. Ja mul on nii hea meel, et sellest räägivad väga paljud Eesti inimesed, palju tähtsamad kui mina, eks ole. Ja mina ei teadnud piiblist suurt midagi. Nii palju teadsin, kui oli seal Meistrid ja Margaritas. See Jeesua lugu. Ja Puha. Ja järsku, et mismoodi ma nüüd seda piiblit pean hakkama tegema. Oktoobrikuu. Samasugune veel pimedam, eks ole, kui praegu ikka vihmas ajab. Ja siis ma hakkasin Joosepi juures Araka akadeemias käima. Ma pidin minema kuskilt alustama. Et mis see piibel siis on õieti? Ja sellest sai ka minu sügav veendumus aluse, et piibel peab olema. Ja see, kuidas Joosep kannatas välja minu jubelollid küsimused, siis kui ma ikkagi ründasin teda ja ütlesin, et see Hiobi lugu on ikka üks hirmus lugu ja see ei ole täps mitte hästi tehtud. Aga Joosep ütles, et ära võta piiblit sõna-sõnalt. Proovi leida sealt see tõde. Ja ma südames tänan, et te kannatasite aimega mind välja, ma tulin ikka pläta läbi porilampide ja jälle sandsid mulle oma konspekte. Ja siis, kui me ükskord Kalle sinuga käisime Tartu Ülikoolis ühel kursusel ja seal oli siis see, et kuidas piiblit peab käsitlema. Ja kujutad sa pilti. Me olime selle enne välja töötanud siin Sütevakos, kui nemad tegid selle meie järel, ma ei tea, kus nad üldse said selle spikri. Et mina peaksin ikkagi ütlema, et Joosepi tähelepanelikkus, Joosepi rahulikkus, mina ei ole üldse mitte nii rahulik inimene, nagu mõni ehk teab, aga Joosep, see, kes kannatas tõesti, ma ei oska öelda, kui palju lolle küsimusi oli. Vist oli ikka hästi palju. Isegi rohkem kui õpilased oskavad küsida, et ma olen siiralt tänulik, et sul on kannatlikkust olnud oma kolleegide jaoks, oma õpilaste jaoks ja oma sõprade jaoks. Mõned on minuga seoses ühe suvise sündmusega juba ühendust võtnud. Aga üldiselt ma tänan sind. Tänan kohe südamest. Ma nii palju ütlen, et see täpsemalt Araka instituut. Ma ütlesin akadeemia. Ja see on algas 74-5 ja see on siiamaani. Me käime koos 2 korda aastas ja suvel põhimõtteliselt, kui kellelgi veel meeles on, siis 26. juulil, 25 on päris mu sünnipäeva, aga 26. juulil on Ennodana 3, akadeemik Karl Pajusalu juhatab seda, tema nüüd üldse peab seda asja edasi ja 2 korda aastas me kohtume
noorepõlvesõprade ja ka hilisemate sõpradega, et vabalt akadeemiliselt püüda mõtteid liigutada. Jumal taevas, me täname sind kõigepealt elu Anni eest, me täname selle kooli eest, mis on olemas ja see kool on põhjus, mis me teineteist tunneme, mis me ütleme, et me oleme üks perekond. Ja me täname ka sellest, et Joosep on olnud siin koolis kõik need 35 aastat. Täname igapäevase leiva eest ja palume, et see toit ja see koos olemine võiks olla meil õnnistuseks. Sind vaid kiidan, saadan lendu laulu niima, õhetavad nurmed taaval, kuskil eemal linde laulab, ennast sinu rüppe kaotan, hoiad mind ei sinu käsi loodad sa, mu pisikene kodumaa, et kui ei tohi enam sulle mahtuda, mu koduhing ei jahtuda sa võõrailmail, on ahvatlusi ilusaid, kuid sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda Eestimaa. Sulle laulan, sõnad kirjuks mustriks laotan, tasakesi paitan pilve vaevast vihma kall, metsa kohal latvu tallab, tuuleilvib juuksed lendu, karge embus loodad sa, mu pisikene kodumaa, et kui ei tohi sulle mahtuda, mu koduhing ei jahtuda sa võõrailmail, on ahvatlusi ilusaid, kuid sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda Eestimaa. Saab valgeks, kogunevad kõrged hanged, korraks lumiklaar suubale, kaob kõik vale, linde aga vilistab mu selja taga, istun siin ja õige tasa laulan. Loodad sa, mu pisikene kodumaa, et kui ei tohi enam sülle mahtuda, mu koduhing ei jahtuda sa võõrailmail, on ahvatlusi ilusaid, kuid sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda Eestimaa.
sind vaid kiidan, saadan lendu lauluni ma, õhetavad nurmed taeval kuskil eemal linde laulab, ennast sinu rüppe kaotan, hoiad mind ei arvasin sinu käsi loodad sa, mu pisikene kodumaa, et kui ei tohi enam sulle mahtuda, mu koduhing ei jahtuda saab võõrail mail, on ahvatlusi ilusaid, kuid sina oled siin.